Videofaili veebilehele lisamiseks saame kasutada elementi video. Lisan siia algusmärgendi video, lõpumärgend ja algusmärgendi sisse atribuut source, kus see videofail asub. Ta asub samas kaustas, kus mul on index.html fail, seega lisan siia ainult selle faili nime ja laiendi. Faili nimi on mul film.mp4. Salvestan, uuendan veebilehte ja üks varasem video, mille ma olen teinud, ongi nüüd siin veebilehele lisatud. Aga ta ei hakka mängima ning mul puuduvad ka nupud, et seda videot mängima panna. Seetõttu pean lisama siia ka juhtelemendid, sellise juhtpaneeli ja kirjutan atribuudi controls. Controls, salvestan, uuendan ja nüüd lisatakse videole siia alla käimapanemise nupp ja helivaljuduse muutmise nupp ja full screen'i täisekraanile panemise nupp ja lisaksin 3 täppi all, me saame valida picture in picture. Aga panen praegu selle video käima, et vaadata, kas veebiõpikus kõik töötab. Ehk me saame mängida videot ja siin seda veebilehel ka vaadata. Video lisamisel veebilehele automaatselt on kuvatud meile siia eelvaate aknas selle video esimene kaader. Mõnikord aga me soovime selle esimese kaadri asemel näidata midagi muud. Selle jaoks me saame kasutada atribuuti poster. Poster võrdub jutumärgid ja jutumärkide sisse kirjutame selle pildi asukoha, pildi nime, mida me soovime video esimese kaadri asemel kasutada sellise vaike väärtuspildina. Ja kirjutan siia, näiteks tahan kasutada banaani pilti, siis ma tean, et see asub mul kaustas pildid ja banaan.jpg. Salvestan, uuendan ja nüüd video laadimisel on siin alguses hoopis banaani pilt. Ja kui ma video käima panen, hakatakse mulle mängima seda videot. Vaatame nüüd mitu. Nagu ka helifaili puhul saame me kasutada veel atribuute autoplay, mis paneb video automaatselt mängima, loop, mis tähendab seda, et kui video jõuab lõpuni, hakatakse teda mängima algusest peale. Aga lisaks nendele atribuutidele on video puhul alati kasulik ära määrata ka video kõrgus ja laius. Selle jaoks saame kasutada height ja width atribuute. Ehk kirjutan siia näiteks height võrdub ja see video laius võiks olla 400. Salvestan, uuendan ja video laius on 400 pikslit. Ja nagu ka helifaili puhul saame lisada atribuudi preload ehk määrata ära, milline osa sellest videost koos lehega meile laetakse. Kas laetakse metaandmed, laetakse terve videofail või ei laeta mitte midagi. Näiteks panen siia praegu hetkel, et ei laeta mitte midagi. Võtan autoplay maha, salvestan, uuendan lehte ja nüüd on meil ainult näidatud siin banaani pilt ja tegelikult seda videofailist ei ole mitte midagi sisse laetud. Aga kui ma vajutan play nuppu, siis laetakse ka videofail sisse. Vaatame. Ja nagu näha, alguses tegelikult veebileht ei tea, mis on selle videofaili laius, kuna me oleme alguses ainult paika pannud kõrguse, ehk videofailile ei ole omistatud selliseid kindlaid dimensioone siin veebilehel.